Eesti Tervisemess kutsub liikuma. Tere, mina olen Õnnela Raudsepp ja alustame uue uudistesaatega Liikuma, kus jagame teadmisi, soovitusi kõigest, mis on seotud tervise ja aktiivse liikumisega. Olen külas JC Streeti tantsukoolis ja kuulsin, et võin neile õnne soovida. Ja täpselt nädal aega tagasi siis My Hits raadio poolt korraldatud challenge ehk siis videotantsu challenge, mille siis JC Street tantsukooli õpilased võitsid. Ja loomulikult, kuna väga paljud head inimesed aitasid kaasa, siis auhinnaks oli meil 1000 eurot, mille me siis otsustasime nii-öelda üheskoos, et anname edasi sellise väikse heateona Eesti Vähihaigete Laste ja Vanemate Liidule. Nii et selline asi. Kuidas saab teiega liituda? Ja meiega saab liituda väga lihtsalt, kuna JC tantsukool on lihtsalt pelgalt tantsukool. Tegemist on ikkagi Eesti esimese tänavatantsukooliga ja kuna liikumine on meie jaoks väga oluline, siis lihtsalt liikuge julgelt meie koduleheküljele, vaadake kogu infot ja te leiate kõik info ilusti meie kodulehelt www.jstreet.ee üles ja tulge lihtsalt kohale. Tutvustame brändi Loodusvägi ja täna oleme külla kutsunud turundusjuhi Karmeni. Karmen, räägi nendest toorbatoonidest. Jah, siin on ees 3 Loodusväe toorbatooni, mis on siis kokose, õunakaneeli ja šokolaadi. Loodusvägi toorbatoonid on sobilikud nii veganitele, need on gluteenivabad ja väga toitvad. Valmistatud on 100% looduslikest koostisosadest ja ei sisalda kunstlikke värvaineid ega magusaineid. Kuidas sulle batoon maitseb? Nii hea kohe, et paned kohe teise korraga suhu. See ütleb kõik, jah. Meile maitsevad, me sööme tihti neid, nüüd on hea kaasa võtta selliselt. Võib-olla lastel on natuke raske seda nagu mäluda või nii suuri tükke siis. Aga muidu see on väga hästi toitva maitsega, hästi mõnusa kaneeli ja õuna maitsega. Et seda ma isegi võiksin osta poest ja süüa ise. Tutvustame brändi O'Shea. Karmen, palun räägi sellest tootest. Ja O'Shea on bränd igale inimesele. O'Shea'l meil on siin väljas praegu spordijoogid ja mineraalveed. Sportides kaotame inimene väga palju mineraale ja vajalikke tervislikke aineid ja siis sellepärast ongi O'Shea tuleb appi. Mineraalveed, nagu siin juba nimes on kirjas, sisaldavad palju mineraalaineid ja looduslikke komponente. O'Shea isotoonilised spordijoogid sisaldavad palju elektrolüüte, mida me siis sportides tihtipeale kaotame. O'Shea spordijoogid aitavad taastuda kiiremini treeningväsimusest ja aitab sportimisele kaasa. Mõtleks, et see on ka väga hea. Tõesti hea. Et võrreldes teiste spordijookidega mulle meeldib see kõige rohkem. Et kuidas maitseb? No maitse on hea, ei ole keemilist maitset tunda küll. See on väga maitseb. See? Just. Liikumine on see, mis on läinud väga populaarseks. Oleme tulnud siia Väike-Maarjasse küsima perearstilt Mall Lepiksogält. Kui ei ole ammu liikunud, siis kuidas peaks alustama ja kui palju?
kui ei ole aastaid sporti teinud ja tahaks alustada siis liikumise ja spordiga, et mis võiks olla need märksõnad ja meelespead, millega siis alustada taaskord liikumist? Ega mina ka pole kogu aeg liikunud, kuigi ma olen väga kaua siin Väike-Maarja arstina töötanud, aga minu lapsed ütlesid, et sa oled arst. Sa oled oma patsientile eeskuju, ei saa rääkida liikumisest ja kaalu langetamisest ja normaalsest vererõhust ja ehk siis elustiili harjumustest, kui sa ise seda ei tee. Ja ma alustasin täiesti regulaarselt ja olen patsientidele rääkinud, et alustada ei ole mitte kunagi hilja, ükskõik kui vana sa oled. Inimesel tekib harjumus siis, kui ta on seda teinud 21 korda. Et sa pead järjepidevalt 21 korda tegema ja võib-olla see on veel pikem aeg, aga siis sa ei küsi enda käest ükski päev. Et äkki ma täna ei lähe, et äkki täna sajab vihma, äkki on täna tugev tuul, äkki on lund liiga palju. Sa lihtsalt lähed, sa ei tekita sellist küsimustki. Me Eestis näeme, kuidas meil keskmine eluiga korrast suureneb, aga sellel eelmisel aastal näiteks tervena elatud aastad vähenesid. Et see oli täiesti halb näitaja ja kui me mõtleme tervena elanud aastate peale, siis 35-40 on üliviimane aeg, aga see ilmselt varem, kui me peame mõtlema oma füüsilisele tervisele vanemas eas, oma vaimsele tervisele, sest ka kognitsioon ehk meie mälu, see on ääretult seotud liikumisega. Me peaksime mõtlema sellistele lihtsatele asjadele, mis neid kardiovasulaarseid ja suremuse ja haigestumise riske vähendavad, sest inimesed Eestis surevad kõige rohkem südame-veresoonkonna haigustesse ja väga lihtne viis on seda haigust edasi lükata, ennetada või üldse ära hoida, näiteks niivõrd lihtsa tegevuse teel, nagu seda on liikumine. Alustada tuleb alati väikeste koormustega ja kui sa ennast üle koormad, siis tekibki selline vastumeelsus. Ikka see järjevedevuselt võtta endale see suund näiteks. 21 korda teen järjest, ei alusta suure koormusega, alustan väikselt ja see hakkab meeldima. Selleks, et üle Eesti liikuda saaks, läks mul autot tarvis ja eile õhtul ma saatsingi meili Europcari ja nüüd lähme vaatame, kui ruttu ma seal autosid kätte saan. Tore oleks, kui punasauto ka veel saaks. Nii ruttus asi käibki. Nii ja lähme siis vaatame, kus mu auto on. Aitäh ja rääga. Aitäh. Saingi oma punasauto. Ei olegi tööd ristide värk. Nii et nii kiirelt see käibki ja nüüd lähen. Tšau. Tulime siia TalTechi spordihoonesse tutvuma siinsete sportimisvõimalustega. Räägi, mille poolest erineb teie spordihoone teistest spordihoonetest Tallinnas? Eks eelkõige ikka selle tõttu, et meil on võimalik harrastada võimalikult palju erinevaid spordialasid siin. Alustame näiteks traditsioonilisest korvpallist, võrkpallist, jätkame saali hokiga, siis on meil 2 sulgpalliväljakut, 8 lauatennise lauda, lisaks siis 2 rühmatreeningute saali, kus saab tantsida, võimelda, kõike, mida hing ehaldab. Siis on meil jõusaal ning lisaks jõusaalile on meil ka CrossFit stiilis ringtreeningute saal. Ja see ei ole veel kõik, meil on ka 2 rannavõrkpalliväljakut, kus on siis võimalik suvisel ajal võrkpalli harrastada. Meie spordihoone on mõeldud kõigile. Ja meil siin hommikuti treenivad üliõpilased, siis on meil siin TalTech spordiklubi esindusvõistkonnad, võrkpall, korvpall, lauatennis, siis on meil siin vanemad seeniorgrupid, on täitsa noored mudilased. Nii et tegelikult meie spordihoone on mõeldud harrastussportlasest tippsportlaseni, noorest vanani, nii et kõik on oodatud. Oleme võtnud eesmärgiks maja nähtavust muuta, maja väljanägemist muuta nii seest kui väljast, olla kaasaegne.
Oleme võtnud eesmärgiks ehitada jõusaalile teine korrus. Liigume selles suunas, et see oleks võimalik ja leiaksime selleks rahastuse. Lisaks meil lauatennise ala parendamine on lõpusirgel. Meil on varustus on välja vahetatud. Nüüd plaanime sinna sellel aastal panna maha ka õige põrandakatte. Sellega oleksime siis ainulaadne saal Eestis, sest et sellist veel ei ole. Lisaks on siin saalis toimunud Eesti üks suurimaid korvpalliturniire üldse. Nimelt aastaid tagasi Euroopa U20 meistrivõistluste A-divisjon. Lisaks mängivad siin saalis Eesti naiste korvpallikoondis oma kvalifikatsioonimänge ja alles mõned kuud tagasi toimus siin suur maailma reitingu turniir lauatennises. Eesti messid koostöös meiega on korraldamas septembris siin Eesti tervisemessi liikuma. Nii et see on juba uus lähenemine ja suund. Ja aasta lõpus tegime siin ka sellise esimese suurema aastalõpupeo ja ühe inimese juubeli. Nii et tõepoolest oleme avatud kõikidele võimalustele ja aitame alati ürituse sujuval kulgemisel kaasa. Nii et ükskõik on see siis spordiüritus või miski muu. Eesti tervisemess kutsub liikuma. Eesti tervisemess kutsub liikuma. Oleme täna tulnud siia Estoveri piimatööstusesse. Mitte rääkima nendest maitsvatest toodetest, vaid tulime vaatama, kuidas nende kontoritöötajad liiguvad. Kontoritöötajatele soovitatakse panna veeklaas kaugemale telefonikõned, teha jalutades, lõunapausi ajal vähemalt 5 minutit jalutada. Kuidas teil need asjad käivad? No meil on võimalik lõunapausi ajal või kohvipausi ajal tulla ja siin natukene selga sirutada. Kas tervislik elustiil mõjutab ka töö kvaliteeti? No see vast on pikemaajalisem protsess, aga negatiivselt ta kindlasti mõjuda ei saa ja me ikka loodame, et positiivselt. Kas teil muidu siin ettevõttes tehakse ka töötajate vahel mingeid sportlikke võistluseid? Noh, kas neid just saab sportlikes võistlusteks nimetada, aga me paneme ikkagi kirja, kes siin sirutamas käib ja väike selline meelespidamine sellega ikkagi kaasneb, jah. Me ei ole siin oma selle ruumi planeerimisel nii-öelda võtnud eeskuju mingitest ettevõtetest, aga samas see mõte on jah tulnud võib-olla sellisest moodsamast suhtumisest nagu töökultuuri ja siin ruumis on siis ühendatud selline nii-öelda väikene selline lõõgastumise võimalus ja samamoodi töötajad saavad oma lapsi vajadusel tööle kaasa võtta, siin on laste peale mõeldud ja siis jah, tuli selline väikene kaval mõte, et siia ka selline võib-olla sportlikum riist ülesse panna, millega on siis võimalik oma tööpäeva nagu täiendada. Kuna me ju tegelikult otsime vaheldust pigem istuvale tööviisile, siis see suusaergomeeter, kus keha nii-öelda täies pikkuses ka ülesse poole välja sirutub, tundus nagu selline äge ja samas on ta ka suhteliselt kompaktne nii-öelda ruumi kasutuse mõttes. Ilu eest kannab hoolt Kotka erahaigla. Täna oleme tulnud Kotka erahaiglasse tutvumas siinsete teenustega.
Maja on meil siis tõesti suur ja lai ja meil on teenuseid siis perearstist kuni esteetilise meditsiinini. Et meil on 3 korpust siin, ABC. Nii et esimeses korpuses ongi siis alates apteegist, kohvikon, siis on Niine nahakliinik, mis on väga tuntud, ja Sakala hambaravi ja on ka mammograaf, nii et see nagu seostub minu tööga väga paljuski, et ma saan nagu patsientuuringule saata siin. Siis on meil veel siin haigla pool, kus me oleme täna praegu. Ja siin on meil 22 voodikohta ja 2 lõikussaali, 6 kohta ärkamiseks patsientidele. Ja siis veel, siis on meil silmaarst veel ja taastusravi on ja beebisport on. Nii et kõik ei jaksa kokku lugedagi, et pakun nüüd natuke üle 20 firma on siin majas. Milliste teenuste vastu kõige enam huvi tuntakse? No kui me räägime nüüd haigla poolt, kus mina siis majandan, siis esteetiline meditsiin on nagu alati olnud, et on näopiirkond, on siis kehapiirkond, nägu on siis silmalaugude lõikused, ülemised, alumised. Tehakse ka ninaplastikaid, meil käib 2 arsti tegemas neid mujalt ja siis tehakse näo ja kaela korrigeerivaid, nii süste kui ka operatsioone. Saab teha ka laser, koorimisi, lihvimisi, armiravi ja kindlasti ka rinnaplastikad ja kõhu eesseinaplastikad. Kes on need kliendid, kes siia teie juurde jõuavad? On need pigem eestlased või välismaalased? No, see on nii ja naa, et see on nagu aastakümneid olnud, et Soomest tulevad patsiendid, kuna hind on natuke soodsam kui Soomes ja kvaliteet on sama, ma arvan, nii et nad on tee siia leidnud. Samuti kindlasti on ka kohalikke inimesi, nii Eesti kui ka Vene maalasi, et siis nii ja naa, et tuleb ka mujalt muidugi, ka nii Rootsist, Norrast, arvan ka Ameerikast, et maailm on lahti. Tallinna kesklinnas sellist nii suurt erahaiglat siis teist ei ole. Eeliseks ongi võib-olla esiteks asukoht, et kesklinn suhteliselt. Inimesed pääsevad igalt poolt suht lihtsalt ligi, kaasa arvatud ka rongi ja bussiga, kui on vaja. Ja muidugi eelis ka see, et meil siis töötavad kõik plastikakirurgid, kes teevad oma siis erialast tööd, nii et 2 neist praktiseerivad ka 3 isegi siis praktiseerivad suurtes haiglates, nii-öelda lipulaevades Tartus ja Tallinnas ja ma arvan, et me oleme võimelised lahendama kõiki esteetilise meditsiiniga seonduvaid probleeme. Tervislikult toituma kutsub 7 merd. Täna mul on eriliselt hea meel, sest ma olen tulnud siia söögikohta 7 merd kohtuma armastatud lauljanna Sünne Valtriga, kes räägib oma tervislikest eluviisidest. Kas ootad sa? Tere, Sünne! Tere! Kuidas sul see aasta alanud on? Kas tervislikult? Ikka, loomulikult, kuna mina andsin endale tegelikult juba umbes 4 aastat tagasi lubaduse, et tuleb hakata enda eest hoolt kandma oma tervise eest, siis samamoodi jätkub see ka sellel aastal, jah. Aga kuidas sa motiveerid siis iseennast kõiki neid lubadusi täitma? Kõige paremaks motivaatoriks on siiski number 1 enesetunne ja number 2 riidenumber. Olgem ausad, naisterahvas, kui läheb ikka poodi ja sa vaatad, et mitte ükski asi enam selga ei istu, siis on midagi pahasti. Et tuleb ennast käsile võtta ja kui peale seda lähed garderoobi ja proovid selga näiteks 4 või 6 numbrit väiksemad riided, on pilt palju ilusam. Aga mida sa oled pidanud muutma oma menüüs? Kas sa oled midagi ka välja pidanud totaalselt viskama? Nii nagu ma ennem ütlesin, siis 4 aastat tagasi umbes ma selle uue toitumisega algust tegin ja ütleme üldse, kui sa hakkad nagu uut elu elama, selle kohta võib täiesti öelda, et ma alustasin nullist. Kõik, mis mul olid kappides, kapid käisid tühjaks otse prügikottidesse, sellepärast, et ma teadsin, et niimoodi ma edasi minna ei saa. Ja ma ostsin asemele kõik sellised asjad, mida siis tohib süüa. Ja mina jätsin oma menüüst välja kõik nisuahjutooted, absoluutselt kõik piimatooted.
ja ma olen teinud selle 4 aasta jooksul pattu, no ma arvan, et 10 korda äkki. Sest et kui on ikkagi sõbranna sünnipäev, siis ikka võtad ju selle koogitükikese, et ei saa nagu täiesti hulluks minna. Et äärmuslikud dieedid, ma arvan, et ei toimi, sest et inimene ei pea siis selle stressile lihtsalt vastu. Kuid kui ikkagi see otsus teha, et tuleb kaalu langetada ja tuleb tervislikumaks hakata, siis tuleb seda ka tegelikult nagu reaalselt teha, mitte öelda, et ma järgmise esmaspäeval alustan. Õige pea on ju tulemas Eesti Laulu poolfinaal. Kuidas selleks valmistud? Kas liigud palju selleks? Ma liigun kindlasti sama palju kui ennem, ehk siis nii palju, kui on vaja proove teha, nii palju ma ennast liigutan, kuid spetsiaalselt mingisuguseid treeninguid ma ei tee. Ma ei ole kunagi teinud, ma ei ole kunagi olnud tippsportlane ja mul meeldib väga kõndimas käia, siis saab pigem nagu pea selgeks, mitte et ma ei tee seda liikumise eesmärgil. Kuid aga Eesti Lauluks ma pigem valmistun äkki mentaalselt. Ma mõtlen hoopis asju läbi enda jaoks, mismoodi seal endast kõik kanda. Nii et sport kui selline või toitumine on niikuinii mul praegu paigas, aga sport kui selline on minu jaoks täiesti viimasel kohal. Oled sa minuga nõus, et terves kehas terve vaim? Absoluutselt. Ja selleks, et oleks terves kehas terve vaim, tuleks ju palju vett juua, nii et mul on sul üks kingitus. Oi, aitäh! See oleks küll väga õigesse kohta, sest et vee tarbimine minul on küll selline, et ma juba imestan, et sigapoolt mul välja ei tule. Ma joon meeletult palju vett. Seda on tore kuulda ja edu siis Eesti Laulul. Aitäh! Selline oli siis tänane meie liikumisseade. Aitäh Europcarile, et viisid meid liikuma. Septembris on tulemas TalTechi spordihoones Eesti tervisemess liikuma, mille registreerimine on juba alanud. Kui palju sina liigud? Jälgi meid sotsiaalmeedias. Seniks aga liikuma!